Hei Ukud ja Leelend, täna vaatame seda, kuidas lugeda Ukulele tabulatuuri. Tabulatuur on noot, kuhu on kirjutatud, millist keelt tuleb tõmmata ja millisele astmele tuleb vajutada. Kui sa vaatad tabulatuuri, siis sa näed, et seal on 4 rida. Need 4 rida tähistavad ukulele keeli. Kõige alumine rida on 4. keel, seejärel tuleb 3. keel, siis 2. keel ja kõige ülemine rida on 1. keel, mis ühtlasi on ka kõige põrandapoolsem keel. Nendel ridadel märkad sa ka numbreid ja numbrid tähistavad astet, kuhu tuleb vajutada. Number 1 on 1. aste, number 2 on 2. aste ja number 3 3. aste ja nii edasi. Kui see number on 0, siis tegemist on lahtise keelega ja ühtegi astet kinni katma ei pea. Nüüd aga mängime tabulatuuri järgi ühe tuntud laulu. Pane pill häälde ja alustame. Kui sa vaatad tabulatuuri, siis sa näed, et see laul algab 3. lahtise keelega. Seda lahtist keelt on 2 korda. Seejärel on 3. keelel 2. aste. Otsime üles 2. astme, 1, 2. Vajutame keele alla ja tõmbame. Seejärel on taas 3. keel lahtiselt. Ma mängin need 4 nooti sulle järjest ette. Edasi tuleb 2. keel 1. aste ja 2. keel lahtiselt. Ma mängin sulle kõik need 6 nooti järjest ette. Sa vist juba aimad, eks, millise looga on tegemist. Ma kusjuures tõmbasin kõiki neid keeli praegu pöidlaga, nii et sa võid selle loo puhul seda sama teha. Ma arvan, et see on kõige lihtsam viis, kuidas seda konkreetset lugu mängida. Edasi tuleb nagu algus 2 korda 3. keel lahtiselt, seejärel 2. aste ja 3. keel lahtiselt. Nüüd aga liigume 2. keelele, 3. aste ja 2. keel 1. aste. Seejärel 3. keel lahtiselt 2 korda, 1. keel 3. aste, 1. keel lahtine, 2. keel 1. aste, 2. keel lahtine, 3. keel 2. aste, 1. keel 1. aste 2 korda, 1. keel lahtine, 2. keel 1. aste, 3. aste ja 1. aste. See oli kogu lugu. Ma mängin sulle selle otsast lõpuni ette ka ja sa võid minuga kaasa mängida, aga kui sa tunned, et see tempo on sinu jaoks liiga kiire, siis selle jaoks ma panin siia alla descriptionisse ka tabulatuuri PDF-i. Sa saad selle tasuta alla laadida ja siis rahulikult omas tempos harjutada. Nüüd aga, kui sa oled valmis, siis 1 ja... Mõnusat harjutamist ja näeme juba järgmises videos.